Giro 2 ja J-Link 3 ehk siis selline vahe on siis, ma ei tea, kuidas niimoodi saab ka näidata siis. Et see pidi ka valge olema, aga ma ei ütle, et see valge on. Aga see näeb jälle siuke hallikas välja, nii et külmvalge, soevalge. Aga noh, nii ta jääb. Täna on siis siia vaja akrüül panna ja et seda hästi teha, siis tuleb see uks lahti teha ja siit kaudu panna. Aga probleem on siin hoopis praegu tõsisem see, et need plastikust aknapiidad on kunagi nii ära määritud kõikvõimalike makroflekside ja vana värvi ja pahtliga ja nii edasi, et niisama ma seda puhtaks ei saanud. Nii et hetkel käib siis nende pindade lihvimine ja olen jõudnud siis hetkel siis B800 juurde. Alustasin 100-st ja plaan on jõuda 2500-ni ja siis poleerimislapiga veel üle tõmmata ja siis läheb plastik uuesti sama libedaks, nagu ta siit oli originaalis, nii et suur töö. Et lihtsam on muidugi uus uks osta, aga see kõik maksab raha ja variant on nagu lihvimisega see olukord teha heaks. Ja üldse ma ei saa aru, miks siia on nii suur sükene kõrgus tekitatud üle 10 sendi. Jääb veidikene arusaamatuks. Vot selline plaan siis täna. Vahepeal on normaalselt kallama hakanud. Lubas rahet ja lubas äikest, aga hetkel veel seda tulnud ei ole. 2500 oli siis viimane, mis mul oli. Ma ei tea, võib-olla on mingisugune veel peenem liivapaber olemas. Aga sellega sa juba ütleme 1000 juures hakkas see ukse piit läikima. Ja nüüd läheb siis sükene poleerimislapp ja poleerimispasta, nii et sellega veel viimane süke lihv ja siis on juba hea küll. Jäi hea küll, et ei saa nuriseda. Ma olen sellega tegelikult poleerimispastaga ka selle Apple Watchi klaasi ära fiksinud ja sai ka väga hea tulemus, nii et asi see siis plastikut teha on. Aga jah, ei jõudnud ma täna värvimiseni, lihtsalt nii palju tegemist on, muid tegemisi ka, nii et kui saaks nagu 8 tundi päevas tööd teha, siis oleks nagu ideaalne. Äkki jah, homme õnnestub siis hakata lõpuks krunti seintele panema. Ei tea. Tahaks siia ruumi juba tegelikult lauad, asjad sisse tuua, teleka panna ja saunast tulles õlut juua, nii et kuna seda saab, ei tea. Aga noh, väljas on ka ilm nii inetu, et vahet ei ole, nii et võib sees siin vaikselt ka nokitseda, et ei ole kiiret kuhugi.